tänase võidu puhul. Teil olid sa teise sarja stardis, aga kuidas siis tänane sõit kulges? No kui eile oli kogu sõite oli kikaldus ja kõik asjad läksid aia taha, siis täna sai nagu vaatamata sellele, et väga suur väsimus ja eilsest kukkumisest nagu keha nagu läbi klobitud oli nagu emotsioon täna ikkagi tunduvalt parem. Aga kuidas nüüd vahelduseks Gravelil oli siis sõita bike'iga siin, et päris paljud te saanud ju Graveliga vahepeal sõita? No mina olen Graveliga tegelikult, kuigi valitsemeister, olen mina Graveli peal tegelikult päris vähe olnud, nii et selles mõttes paik on mulle ilmselt ikka kodusem. Ja nüüd saame sind siis veel näha ka Valge Hobuse mäel kindlasti? Püüan kohal olla muidugi, et siis saab äkki ikka sarja ilusti kokku, et kuna ühelt etapilt siin puudusin, kui välismaal käisin. Aga meie soovime sulle edu ja näeme siis viimasel etapil. Aitäh! Palju õnne, Siim, tänase võidu pool, et räägi meile natukene, kuidas teil sõit kujunes ja kuidas teil õnnestus nii palju teistest ettepoole saada? Aitäh õnnitlustest! Kuna ma ise elan Pärnus, siis ma eile ja üleeile käisin rada harjutamas ja kui me sõitsime Läti poole, hakkasin tagasi tulema, siis seal olid tehnilised kohad ja seal ma lihtsalt sõitsin kõiki tõuse ja laskumisi nii kiiresti kui sain, mingi 5 minutit ja pärast seda oli käinud Gert Jõer ja Mattias Mõttus mul tuules veel ja nendega koos sõitsime lõpuni. Aga kuidas nüüd vahelduseks, ütleme, enesetunne oli minna Graveli pealt paigile, et te pole ammu saanud paigiga sõita? Natukene ebameeldiv on, et kui on palju raputamist nii, aga muidu ei ole hullu midagi. Kodurada. Ja on sul nüüd plaanis siis ka viimane etapp kaasa sõita? On küll plaanis, jah. Et nüüd on pinged vist maas, et nüüd kokkuvõttes peaks võib-olla vist kokkuvõtte võit kindlustatud olema. Aga meie poolt palju edu sulle ja näeme siis viimasel etapil. Aitäh!